Jumala sõna julgustab ja kinnitab meid, öeldes, Issanda seadus on laitmatu, see kosutab hinge. Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks. Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant. Issanda käsk on selge, see valgustab silmi. Õnnistatud pühapäeva, armsad vennatõed, Kristuses algame tänast teenistust meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Ja kui sa oled seda ülekannet vaatamas, siis varu, et sul oleks käepärast Jumala sõna, piibliraamat, siis sa saad paremini osa sellest teenistusest. Ja kui sul on ka lauluraamat, võid ka selle lähedale võtta, et saame ühiselt laulda ja sellest teenistusest osa. Laulame alguseks laulu 439, Mu Jeesus elab veel, ja salmid 1, 3 ja 5. Me kuuleme Jumala sõna 137. laulust ja siis ma palun, et vend Aldur tuleks ja palvetaks. Me tõuseme. Paabeli jõgede kaldail, seal me istusime ja nutsime, kui mõtlesime Siionile. Remmelgate otsa, mis seal olid, me riputasime oma kandled, sest seal küsisid meilt meie vangiviijad laulusõnu ja meie piinajaid rõõmulaule. Laulge meile Sioni laule. Kuidas me võime laulda Issanda laulu võõral pinnal? Kui ma sind unustan, Jeruusalemm, siis ununegu mu parem käsi. Jäägu mu keel kinni suulae külge, kui ma sinule ei mõtleks, kui ma ei paneks Jeruusalemma oma ülemaks rõõmuks. Issand, me võtame täna palvesse kõik, kes hoiavad meie emakeelt, kes on seda teinud ja kes teevad seda tulevikus. Issand, me võtame täna ka palvesse kõik, kes on kogunenud Issandat kiitma ja me palvetame. Taevane Isa, sinu ees on see väike maa, sinu ees on see väike rahvas. Issand, õnnista meie teenistust. Issand, õnnista meie koosviibimisel antud sõna. Issand, õnnista kõiki neid, kes seda sõna kuulevad, oma südamesse võtavad, näevad. Issand, ära jäta ühtegi täna kõrvale. Issand, lase kõigi meeltesse ja südametesse seda, mis sa oled ette näinud, mida sa oled tähtsaks pidanud. Issand, kaitse ja hoia meie emakeelt ja meie Eestimaad. Aamen. Laulame ühiselt laulu 404
esimesed 2 salmi, laul 404. Mul alati on vaja. Jätkame lauluga, mis jäi pooleli 404 ja laulame 3. ja 4. salmi. Kallid vennad ja õed Kristuses, see väike meeskond, kes me siin oleme ja teie, kes te olete ekraanide taga, tänane pühapäev asub täpselt paastuaja keskel. Pool paastuaega on läbi ja pool on ees. Ja seda pühapäeva nimetatakse ka roosaks pühapäevaks. Võib-olla need tulbid siin natuke meenutavad seda roosat värvi, mis ajaloolistes kirikutes on ka rohkem ja rohkem nähtav. Ja see roosa pühapäev tegelikult tuletab meelde ühte sündmust Iisraeli rahva ajaloost, kui nad olid Paabeli vangipõlves olnud 70 aastat ja see riik oli ootamatult kokku varisenud, selle asemel tuli Pärsia riik ja Pärsia kuningas Küüros kuulutas kõigile nendele vangistatud rahvastele, kaasa arvatud Iisraeli rahvale, kuulutas vabanemist ja ütles, et nüüd te võite oma kodumaale minna ja oma normaalset elu jätkata. 70 aastat pärast siis seda vangi viimist. Ja see otsus,
selline riiklik otsus. See väljendus ka prohvet Jesaja 66. peatükis. Seal on, kohe algab see teema ja on öeldud siis, rõõmustage koos Jeruusalemmaga. Et tänase päeva sõnum üle maailma, suuremates kirikutes ja meie väikses palvemajas ka kõlab see rõõmustage koos Jeruusalemmaga. Et meie pääste ja lunastus on lähedal. Aga evangeelium, mis meile täna avaneb, Johannese evangeeliumi 3. peatükk 14. kuni 21. salm ja mis on tegelikult üks kokkuvõte ühest pikast öisest vestlusest Jeesuse ja Nikodeemuse vahel, kes oli selline väga esinduslik figuur juudi rahva hulgast. Ja nüüd me kuulemegi seda kokkuvõtet, aga täna eesti keele päeval või emakeele päeval tuletage meelde, et me peaksime olema väga tänulikud selle eest, et me võime seda emakeeles lugeda ja selle üle ka emakeeles mõtiskleda. Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmaa, nõnda peab ülendatama inimese poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temas usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temas usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. Aamen. Head sõbrad, see aeg, kus me praegu asume, on niisugune talve ja kevade vahel, et oma südames juba tahaksime, et kevadpäike paistaks täie jõuga, aga tuleb lörtsi ja lund ja on sombune aga see ei ole ainult see väline, vaid kogu see nagu epideemia õhkkond, see on meid kurnanud ja kuidagi niisugune tunne, et me oleme kuskile isegi oma kodus sattunud mingisse koopasse või varjude maailma, kust on väga raske välja tulla. Ja inimesed muutuvad ka selle olukorra keskel vastuolulisteks ja tigedateks ja annavad oma hinnanguid ja väga tugevates toonides. Pea 400 aastat enne Kristust esitas kuulus Kreeka filosoof Platon oma koopa võrdumi. See on tänini üks Euroopa vaimu selliseid tüvitekste või alustekste, nagu me ütleme, ja ma mõne sõnaga kirjeldan, mida see endas sisaldab. Ta ütleb, et me inimestena asume nagu mingi suures koopas, me oleme aheldatud koopa seina külge kinni ja see, mis me näeme ja tajume, on üksnes need varjud seal koopa seinal. Ja need varjud tekivad sellest, et
kuskil kaugel koopa avavuse taga on valgusallikas ja seal vahel on see tegelik maailm, tegelik tõelisus. Filosoofina ta ütleks, et see on ideede maailm ja vot need siis see tegelikkuse varjud langevad siis meie ette sinna koopa seinale. Et me oleme nagu mingis varjude teatris. Ja ta küsib siis edasi, aga et mis juhtuks, kui keegi lastaks sealt vabaks nendest vangide hulgast ja kui ta saaks siis sinna tõelisusse ja valguse maailma. Et mis siis juhtuks? Ja ta ütleb, et kui see oleks võimalik, siis kui ta sinna valguse kätte satub, kõigepealt see valgus teeb ta silmadele väga palju haiget ja siis ta tasapisi harjub sellega ja vaatab, et see tõesti on palju imelisem ja rikkalikum maailm kui see, mida ta seal koopas oli näinud ja meelega ta jääks ka sinna. Aga Platon küsib edasi, aga mis siis, kui sellel koopast lahkunul oleks võimalus tagasi minna nende vangistatute juurde ja neile siis rääkida, et mis siis on tõelisus ja kus teie siin elate, siin pimeduses ja hämaruses. Ja Platon ütleb, et sellest midagi head ei tule, et need koopa elanikud, kes on aheldatud sinna seina külge, et nad hakkaksid naerma, kurjustama ja võib-olla tapaksid selle saadiku isegi ära. Kuidagi see võrdum seoses sellega, mida me läbi elame meie evangeeliumi lehekülgedel ja oma elus, on kuidagi puudutab meid. Ja selles mõttes kindlasti, kui evangeelium hakkas levima ka Kreeka maailmas, et küll need sellised filosoofide pildid ja mõtiskused ka olid nagu ettevalmistavaks pinnaseks ka tol ajal. Meie olukord on nagu selline varjude rikas ja hämar. Aga evangeelium, mida me kuuleme, on rõõmusõnum. Ja see räägib valgusest, mis on tulnud maailma. Evangelist Johannes ju kohe alustabki sellega, et tõeline valgus on tulnud maailma. Aga ta kohe lisab ka sellele, et see põrkub pimedusega. Ja siin oli antud ka selles, mis me lugesime, selles osas ka vastus, et miks, sest nende teod on kurjad. Oleme seda viimasel ajal tähele pannud, kuidas need inimesed, kes oma elus on pattu teinud ja üha julgemalt pattu teinud, kuidas need samad inimesed ühiskondlikus debatis, mõtiskustes, diskussioonis ütlevad, et need on nii tühised asjad, et me ei peaks üldse nende tühiste asjade pärast ennast vaevame ega nendest rääkimagi. Aga kui need oleksid nii tühised asjad, miks siis nagu kogu ühiskond aetakse nagu barrikaadidele? Et ainult selle nimel, et oma pattu, seda sisemist pimedust, mis inimene endas on kandnud ja mida ta on õigustanud, et sellest kinni hoida. Ega see ei ole ainult nagu usklike ja uskmatute küsimus, vaid kui me vaatame ka Jeesuse enda järgjaskonda just Johannese evangeeliumi valguses, siis peame ütlema, et seal oli 70 ja 72 jüngrit, kes seal käisid koos ja järgisid teda, aga ühel hetkel see Jeesuse sõnum läks nende jaoks nagu liiga radikaalseks. Ja nad ütlesid, see sõna on ränk, kes suudab seda kuulda. See sõna on ränk, kes suudab seda kuulda. Ja vahest tundub ka, et ka me endi keskel ütleme, et kuuleme neid sõnumeid ja inimesed ütlevad, et ei, see on nüüd liiga radikaalne. Aga teisest küljest on alati ka neid usklikke,
nagu Peetrus siis selles olukorras vastas, see on Johannese evangeeliumi 6. peatükis, ja ta ütles, issand, kelle juurde me peaksime minema, sinul on igavese elu sõnad. Et kaks võimalust ka usklikrahva hulgas, et sinu sõna on liiga ränk, aga teised, kes ütlevad, et ei, et aga kelle juurde me peaksime minema, sest sinul on igavese elu sõnad. Ja kui me nüüd küsime, et mis see igavese elu sõnum on sellesse ämarasse, selle ilma koopasse, siis see on kokku võetud Uue Testamendi kuldsalmis või nagu vahel on öeldud selle kohta ka, et see on teemantsalm ja see kõlab nõnda, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Kindlasti on siin maailmas neid, kes on püüdnud ja püüavad kuidagi leida mingit valgusallikat, mingit lootust kuhugi poole pürgida, kas oma isiklikus elus või mille kuhugi jõuda. Aga see sõnum siin ütleb, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud. See on Jumal, kes on oma poja saatnud meile. Ja see on Jumala armastuse väljendus meie vastu. Nii et mitte meie omast jõust ja tarkusest ei pürgi siin valguse poole, vaid meil on see valguse tooja, sõnumi tooja saadetud. Ja see valgus on toodud väga imeliselt, et seda me oleme selle üle mõtisklenud ja tähistanud jõuluajal, kui ta sündis väikse lapsele Petlemma laudas. Aga nüüd läbi selle paastoaja me jõuame nagu pilguga üha enam sellesse vaiksesse nädalasse ja me oleme üllatunud sellest, et see valgus tuuakse meie ette hoopis teistsuguses võtmes, kui me oleksime oodanud. See sõna, mida me lugesime, ütles ju, ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama inimese poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Vaskmadu. Et see nüüd, piibli keel on ju väga pildirikas ja kui sa tunned piiblit vähem, et kus see siis tuleb või mis vaskmadu. Võib-olla tuleb sulle äkki meelde, et vahel apteekide peal vanasti oli niisugune madu seal teiba otsas. Ja see oli nagu apteekrite ja arstide siis üks osa nende sümboolikast. Aga sinna ta ka ei sattunud mitte juhuslikult. Ma loen 4. Moosese raamatu 21. peatükist selle osa, mis kirjeldab siis seda vaskmaa lugu. Et seal oli siis üks rahvas, seesama Iisraeli rahvas, nad olid Egiptusest välja tulnud ja tükk aega juba kõrbesse rännanud, aga nüüd me kuuleme, et mis meeleolud neil olid. Nad olid ju teel tõotatud maa poole. Nende jaoks tõi see valgus riigi poole, aga mis mõtted siis siin olid ja mis juhtus? Aga rahvas tüdines teekonnal ja rahvas rääkis vastu Jumalale ja Moosesele. Miks olete meid toonud Egiptusest kõrbe surema, sest ei ole leiba ega vett ja meie hing tülkab seda viletsat toitu. Siis issand läkitas rahva sekka mürgiseid madusid ja need salbasid rahvast ning Iisraeli suri palju rahvast. Siis rahvas tuli Moosese juurde ja nad ütlesid, me tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale
ja sinule. Palu Issandat, et ta võtaks meilt ära need maod. Ja Mooses palvetas rahva eest. Ja Issand ütles Moosesele, tee enesele madu ja pane see ridva otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab. Ja Mooses tegi vaskmao ning pani selle ridva otsa. Kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too vaatas vaskmadu, siis ta jäi elama. Aamen. Vot selline lugu, mis algab tegelikult ju nurinaga, et toit on kehva, oleks vaja paremat, miks me üldse siin kõrbes rändame oleme, kas midagi paremat pakkuda ei ole. Ja kuidagi kuskilt, nagu öeldakse, ilmuvad välja need mürkmaad, mis hakkavad salvama, ühte, teist, kolmandat, inimesed surevad, siis tekib mingi kainenemine, hakatakse Moosese Jumala poole pöörduma ja siis Jumal annab selle käsu, et aga tee nüüd üks vaskmadu ja pane see teib otsa. Ja kes seda vaatavad, need jäävad ellu. Isegi juhul, kui nad on saanud eelnevalt selle mao ammustuse. See on jumalik teraapia ja natukene asjad ei ole võrreldavad, aga kui seda lugeda ja selle üle mõtiskleda, siis tekib selline tunne, et see on nagu vaktsineerimine. Et seesama maopilt võetakse ja tõstetakse üles ja kui sa vaatad selle peale, siis sa võidad selle mürgi, mis sinus, see on juba tulnud. Et nagu ütlesin, need asjad ei ole võrreldavad, aga nad siiski mingisugune paralleelsus on. Rohkem on siin asi ju selles, et kui üks madu ammustab, see ühest küljest on mürk, mis toimib, aga teisest küljest on ka see hirm, mis sellega kaasneb. Ja vaat see hirm on vaimne nähtus, mis teinekord tapab rohkem kui mürk ise. Ja see Jumala plaan on tegelikult see, et rahvas selles olukorras vaataks sellele hirmule otse näkku, kartmatult. Ja koos sellega, et ta ületaks selle hirmu. Et see, mida me tegelikult ristil näeme, mis on ju pilt, nagu tänane evangeelium meil ütleb, Jeesuse ülendamisest, on ju ka see, et Jeesus võttis meie patud. Kõik meie patud olid tema peal, seal ristil, ja seal ta suri. Et kui me vaatame ristile, siis me näeme kogu seda patust maailma iseenda patu ka. Kõik oma nõtrusi ja viletsusi ja ka seda, mis me täna oleme kuulnud juba evangeeliumist, mida prohvet Jesaja seal ütles varem. Ja nüüd kutsutakse meid üles seda, mis meid hirmutab, meie oma patt ja meie oma surm, vaatama aga teises võtmes, meie pääste ja lunastuse võtmes. See ei ole enam meie peal, kallis sõber, vaid kõik see patt, mis meid häbitab, on Kristuse peal. Ja tema on meid päästnud ja lunastanud. Ja vaat see on see rõõmusõnum. Et see on see vaktsiin, mis meid vaimselt päästab. Et see, kus me täna elame ja mis meid väga rõhub ja kui me hakkame arutlema, et missugune see vaktsiin on nüüd parem ja missugune on halvem ja siis on kõik need teooriad ja see võib tõesti inimesi hulluks teha, haigeks teha ja mida veel. Aga kui sa nagu vaatad Jeesuse peale, kes sind on lunastanud, kes on sinu päästja, kes on tõotanud isegi haiguses ja surmas olla sinuga, siis sinu
vaim vabaneb ja saastud valgusesse. See kõik ei ole tulnud mitte selleks, et meie üle kohut mõista, see Jumala armastuse väljendus, vaid et meid päästa. Ja küsimus on meie usus. Kas meil on täna nii palju usku, et vaadata risti löödud issandale, ülendatud issandale? Kas meil on usku nii palju, et tõesti ka sellel raskel ajal kuulda seda sõnumit, rõõmustage koos Jeruusalemmaga, sellepärast et juba on vabastuse käsk antud. Isegi sedasama kuningas Küürost hiljem nimetatakse isegi pühas kirjas päästjaks ja lunastajaks. Et keegi, kes niisuguse otsuse oli teinud, see on olnud Jumala otsus, et armastuses, ennast ohverdavas armastuses meid päästa. Ja Jeesus annab meile ka suuna. Ma tean, et me oleme aeglased, et sealt mugavustsoonist välja tulek ei ole nii lihtne, aga ta annab siiski suuna. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde. Ja te tunnetate tõe ja tõde vabastab teid. Me oleme, head sõbrad, õed ja vennad, varjude maailmast pärit valguse otsijad. Me oleme nagu kosmilises mõttes jumaliku hingusega tolm, mis on võtnud elu vormi ja võitleme oma elu ees siin. See valguse ja tõe otsing on tegelikult meie olemuses sügavalt sees. Oled sa usklik või mitte, aga see on meis kõigis. Ja vahel me oleme nagu aeglased nagu teod, kui teele asununa jõuame varem või hiljem eesmärgile. Ja ma soovingi sellel roosal pühapäeval, lootuse pühapäeval, et me asuksime teele valguse poole. Aamen. Me palvetame. Kõikväeline Jumal, taeva ja maa looja, sina tunned meie südameid, meie tänast olukorda siin selles vaikses palvemajas, meie kodudes, kus me oleme mõelnud ekraanide taga sinu sõnum üle. Issand, kinnita meid, rõõmusta meid, anna uut lootust ja julgust. Ja issand, anna meile julgust ka vaadata ristile, kus sina meie ees surid, kus sinu armastus kõigi inimeste vastu on saanud nagu kõige nähtavamaks, kõige arusaadavamaks. Issand, ma tänan, et sinu päästesõnum on täna veel meie keskel, ka üle maade ja üle olukordade, mis meid ümbritsevad. Ma tänan, issand, et sa kutsud meid pimedusest valgusesse, uskmatusest usu juurde, lootusetusest lootusesse. Issand, mõtle kõigile nendele, kes on praegu haigevooditel, ka nendele, kes on selle epideemiaga seoses intensiivravil aparaatide all. Issand, me palume armu ja päästet kõigile ja lohutust nendele perekondadele, kes on kaotanud oma lähedasi. Issand, sa oled toonud meile igavese elu lootuse, sa oled surmavõitja ja selles lootuses me jääme sinu peale vaatama. Kaitse ja varja meie väikest rahvast, aita, et me püsiksime oma keele ja meelega läbi ajatormide ja kuuleksime sinu sõna, mis on elusõna igale ühele.
jää meie juurde, aamen. Usun, et Jumala sõna on meid puudutanud, on meid kinnitanud, kosutanud, nii nagu seda teenistust alates võisime lugeda, et issanda seadus on laitmatu, see kosutab hinge, issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks, issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant, issanda käsk on selge, see valgustab silmi. Mõned vajalikud teated, et see kriisiaeg on selles mõttes ka positiivne, et meie kogudustest ülekanded toimuvad, me saame neid otse vaadata, järele vaadata ja kui Jumal meile päevi kingib ja võimalust, siis kolmapäeval kella 6 on piiblitund ja järgmisel pühapäeval kell 10 meie koguduse pastor ütles, et see on virtuaalne meie koguduse aastapäev. Et siis on lubanud külla tulla ka meie koguduse eestpalvekogudus, koguduse pastor Viljar Roosimaa Jõgeva baptisti kogudusest, nii et kindlasti on see ka meile rõõmustuseks, kui me teda näeme. Ja ühe asja veel, muidu ma televiisori reklaame ei tee, aga ma täna siiski julgustan, kellel võimalus on, kella 11 võime osa saada pühapäeva palvusest, kus meie koguduste liidu juhid Peeter ja Erki Tamm teenivad ETV2-st, nii et praegu on selline aeg. Aga selle teenistuse lõpetuseks laulame ühiselt laulu Jeesus, ikka jää mu juurde 430. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paiste meie peale, olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Aamen.